Mitte ainult tänane 25. märts, vaid terve see aasta toimus ju inimeste deporteerimisi ja see kõik oli agentide poolt nimekirjadesse pandud, kellel midagi veel oli. See oli ju maarahva hävitamine. Mida sa kodust said kaasa võtta? No maainimene muidugi võttis ju süüa, ta juba teadis 41. aasta küüditamisest. Aga mis on kõige kohutavam kallikesed? Maainimesel taludes olid ju elusloomad, linnud, hobused, kogu majapidamine. Need kõik tassiti laiali. Ma olin 6-aastane, kui Kuristalt, sealt Jõgevamaalt, pandi rongi peale ja sõitsime siis sinna Siberisse. Minu vend on 2 aastat vanem Rein, õde on 2 aastat noorem, no ja ema, sest isa oli juba Magadanis. Kui suur katsumus küüditamine nii vaimselt kui ka füüsiliselt tegelikult inimeste jaoks oli? No tegelikult ma ju olin lastekodus, ma unustasin täitsa eesti keele ära, ma rääkisin vene keeles. Sinna sõites, ma sõitsin mitu päeva, surnud mees oli kõrval, aga teda lihtsalt ei öeldud, et ta surnud on, aga nagu avastati, et ta surnud, tehti uksed lahti ja visati välja. See oli kuskil seal metsa vahel, ei tea kus kohas. Nii et see on lihtsalt õudne. Marel läks isegi hästi sellepärast, et üsna noore inimesena jõudis ta tagasi Eestisse. Seevastu aga raske töö, viletsad elutingimused ja võõras maa murdsid tuhandeid ja tuhandeid meie kaasmaalasi maha, nii et tänaseks on nad maetud võõrasse maamulda. See jätkub ju tänapäeval edasi. Selle 10-aastase sõja jooksul, mis Ukrainas on toimunud, on üle 100 000 Ukraina lapse viidud Venemaale. Mitte midagi ei ole siin muutunud. Need kasvatatakse oma isa-ema vastasteks, oma riigi vastalisteks. Meid küüditatud on praegu järel suhteliselt vähe. Täna juba alla 7000. Aga me oleme olemas. Oluline on teada seda, kes me ise tegelikult oleme. Teada meie enda ajalugu, sellepärast, et siis ei saa seda ajalugu ka meie vastu relvana ära kasutada. Ja teisipidi selle režiimi eesmärk oli nende inimeste ju hävitamine, likvideerimine. Ja kui me laseme nendel inimestel unustuse hõlma vajuda, siis tegelikult on nemad võitnud, mitte meie. Et juba see austus või kohustus meie esivanemate ees on see, miks me tegelikult peame seda mäletama ja meenutama ja me peame sellest midagi kindlasti ka õppima. Kui veel need 7000 inimest, kes küüditatutest on meie seas olemas on, et nad võiksid oma lugu tegelikult oma laste ja lastelastega jagada, see on oluline. Isegi mitte ei võiks, vaid peaks. Sellepärast, et ühel hetkel, kui neid võib-olla ei ole ja noorematel inimestel tahes tahtmata ühel hetkel elus tekib see huvi oma esivanemate vastu, siis ei ole neil enam kellegi käest küsida. Nii et see üksteisele lugude rääkimine on väga oluline.